Tere hommikust, Marimetsa raba! Vahetult peale Napoli reisi sai võetud otsus, et lähme ikka loodusesse ka. Liiga vähe on puhatud ja nüüd olen Marimetsas. Vaikselt hakkab udu hajuma. Päike on juba jõud tõusta. Mina jõudsin mõneti hilja. Ma tulin tegelikult eile õhtul juba, aga siis ma jäin autos magama vahepeal ja ma magasin natuke liiga kaua. Nii et ma jõudsin siuke viimasel hetkel ja nüüd ma olengi umbes poole tee peal siin laudtee raja peal, et see enne laudteed osa oli üllatavalt pikk, üle poole tunni, mistõttu ma siia jõudsin ka veidikene hiljem. Aga nüüd lähme käime edasi see hommikust ja naudime puhkust ja äkki saab natuke puhata ka lõpuks. On olnud suurepärane hommik Marimetsa rabas, nautida päikse tõusu. Mainisin küll, et veidikene hilja peale jäin, kuigi ma jäin tegelikult juba mingi kella 2 siin, aga ma autos magasin natukene, algul oli äratus kella 4 pidi olema, siis ma magasin ikka edasi ja umbes 5 paiku. Hakkasin lõpuks liikuma ja kuskil 5:40, 5:50 kandis on päikse tõus. Ma ei osanud arvestada, et nii pikk teekond on siia laudteeni üldse, et selle tõttu natukene läks kaotsi. Tundub, et mõned siuksed normaalsed pildid tulid ja endal oli ka muidugi väga hea ja mõnus, et sai üldse tulnud välja. Kahju, et pilves oli just öösel, sest öösel olid korralikult virmalised. Ma algul läksingi välja selle mõttega, et ma tahaks neid pildistada. Päris alguses tegelikult ma tahtsin lihtsalt tähistavast pildistada, aga ilmselgelt pilved, siis neid pole enda poole lootuski, et olid virmalised, neid ka ei saanud. Ja et õnneks päiksetõusu sain ja väikest udu ka. Ja kuna siin selline suuremane võimalus tekkis, et saab ujuda, siis kasutasin seda võimalust. Aga kuna ma ei olnud üldse ettevalmistanud selleks, mul ei olnud kaasas ei ujumispükse, rätikut ega midagi, siis kuna see raba siin on ikkagi selline tupik raba ja pikk sirge, kaugelt need aregas kedagi tulemas ja läbikäiguhoovi ei ole, siis sain ennast üsna kindlalt tunda ja kuna praegu on tööpäev ka, tööpäeva varahommik, et siis väga inimesi ei liigu, nii et sai ilma riieteta ujuda ja pärast tükk aega kuivada ka veel niimoodi, et ei olnud mingit probleemi. Tavaliselt ikka keegi kuskilt käib läbi, aga see mulle selle raba juures meeldib, et tõesti siin sellist läbikäiku ei ole, et kui sa tuled siia, siis sul on ikkagi tõsimeel soov siia jõuda, sest pargimisplatsilt siia punkti on kuskil 5 kilomeetrit, natuke üle selle ja nagu ma ütlesin, siit läbi käia ei anna, et see on nii-öelda lõpppeatus.